No nii, täna proovime elus esimest korda midagi, mida ma ei ole mitte kunagi teinud. Võitlusspordi juures olen olnud 10 aastat ja intervjuusid tõesti teinud sadu, kui mitte tuhandeid. Sinuga ka pika podcasti ja päris tihti. Päris pikalt oleme teinud. Markus Mittel siin, Euroopa õbe on sul kodus kusse? Kapi peal ikka, kapi peal, kus me on? Kapi peal. Kui tihti sa vaatad oma neid medaleid ja oma neid võidukarikaid ja mõtled, et nad on mul iga päev silmade ees seal teleka kapi peal, et kogu aeg vaatavad ilusti otsa mulle, tuletavad meelde, mis ja motiveerivad. Täna enam mitte. Täna enam mitte. Nii, aga see, mida me nüüd tegema hakkame, on, me teeme siin T1 keskuses, teeme näidistrenni ja samal ajal, kui toimub näidistrenn, mina panen siis ennast proovile sinuga näidistrenni ajal ja teha taga. Proovin küsida küsimusi ja sina proovi ka vastata, et need mehed, kes ennast ju proovile panevad ja laupäeval sina ka 3. korda veel liigringi juba respekt kõigepealt. Et vaatame, mis see siis ära ei ole, kas saame hakkama. Nii. No. Tšäp, sirge, aga ära tule siit niimoodi lööma. Nägid, jah? Sirge low-kick, low-kick. Siin ju. No nii. Sirge hakk low-kick. Oota, aga ma pidin ühe küsimuse küsima, saad aru, ei tulegi välja. Sirge hakk low-kick. Veel. Natuke kõvemini löö low-kick. Nagu päriselt või? Nagu päriselt. Äkki läheb katki? Ei lähe katki. Ei lähe. Sirge, kikk, 2, põll. Kuule, aga valmis sa oled? See on nõme küsimus, aga... Küünanukk. Küünanukk, vasak põll. Ja veel. Sirge. Sirge haak, sirge. Kuule, sellest intervjuust ikkagi ei tule. 1, 2, 3, veel. 1, 2, 3. Au! Tšäp, sirge. Kuule, räägi oma vastasest ka. Ei tea temast väga midagi. Sirge. Põll. Sirge. Küünanukk. Põhimõtteliselt ei ole siis. Küünanukk. Saad aru, nii kui küsimust mõtlen. 2. Ei ole võimalik. 2 põll. Haak, sirge, haak, low-kick. Ketukas olin. Haak, sirge, haak, low-kick. Low-kick. Veel. 1, 2, 3. Low-kick, sirge. 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 Haak, kick. 2. 1, 2, põll. Kikk. 1 veel. Noh, kogu intervju. Super. Läbi. Kuule, aga tule istume kõrval. Tundub, et seda intervjuud on siiski kergem teha. Siis, kui sa oled juba pikali asendis või istud. Arvad, jah? Aga asja juurde. Ma olen praegu tõestus. Ma arvan, et me olin siin 1-2 minutit, mitte rohkem. Ma arvan ka, jah. Ma olen 45. Mitte kõige sportlikum, aga siiski taiboksi trennis natuke käin ju. Hobi korras. Ja tegelikult on võhm läbi. Ikka on, jah. Nagu kõik kaputte. Ja nüüd kõikidele nendele inimestele, kes on saalis, olgu neid 200 või 2000, osad ju mölisevad seal, et kuule, pane edasi. Mis tunnet see tekitab, kui sa oled niigi juba põhimõtteliselt kaputte? Eks ikka, kui keegi ütleb, see on alati saalis niimoodi, et üritad üksteist nagu motiveerida ja nagu, et teeme trenni edasi. Et mida ma oma õpilastele kogu aeg räägin seal on see, et nagu ei anta alla veel enne 10 sekundit. Et paned juurde tegelikult. Et viimane 10 sekundit, see on alati nagu see koht, kus sa peaksid lõpuni vingutama. Aga mis nendele targutajatele öelda, kes ütlevad, no kuule, hakka lööma, kuule, lõpeta ära nüüd. Mis sa tuigud? Ütleks neile, et tule proovi ise nagu. Et need targutajad seal Deligi rahva seas, kes suuresti karjuvad kuskilt, et pane talle nüüd. Proovi, tule proovi. Milline on sinu ideaalne fänn ja toetaja? Kui sa peaks teda ise loomustama? Võib-olla lihtsalt siuke nagu arusaaja, kes olenemata tulemuses sinu kõrval ikkagi on. Et ei ole see, et ta enam sinu fänn ei ole sellepärast, et sa ühe korra kaotasid. Et neid võite ju tuleb siiski nagu veel ja matše tuleb veel ja toetaja on ikka alati see sinu inimene, kes sinuga on nii heas kui halvas.
ja kas pole mitte nii, et need, kes halvas on, need on meie tõelised sõbrad? Ilmselgelt jah. Millises olukorras sa ise oled? Võitlussportlasena, noore mehena, ütleme, me sinu karjääri oleme ju päris algusest saati jälginud. Kuidas sa arenenud ise näed, et võtad sa rahulikumalt näiteks faidieelset, ma ei tea, viimast nädalat? Või no selles mõttes, eks ikka on olnud mingisugused selliseid apsusid, kus enne fight liiga palju võib-olla teed trenni või hakkad üle mõtlema aga noh. Kuulub asja juurde? Jah, see on üks osa sellest, et sa ikka nagu, olenemata sellest, et palju fight on juba all, siis sa ikkagi nagu elad läbi neid samu emotsioone ja mõtteid, olenemata sellest, palju sul kogemust on. No sul on Euroopa hõbetaskus, ongi ainult üks veel minna ja oled kullaomanik ka ja Euroopa suurmeister. Kuhu sa edasi plaanid? Millised su järgmised suured väljakutsed on? Step by step, ma arvan, et ma võtan väga fight korraga. Et ei ole mõtet hakata ette mõtlema ja unistama millestki, vaid pigem vaadata, mis pakkumised tulevad ja siis vastavalt nendele. Kas need pakkumised tulevad isse või treener ikkagi näeb vaeva ja? Eks treener ikka näeb vaeva, otsib võimalusi, kus mingeid ägedaid fight'e teha ja otsib võistlusi, kuhu võiks minna. Liigas ka, laupäeval juba astud ringi. Jah. No nii, natukene teine formaat. On teine formaat, aga see on alati olnud üks asi, mida ma olen tahtnud proovida. Ehk siis MMA kinnastega matš. Ja nüüd saab see teoks. See on olnud pikalt juba mõttes ja ma olen rääkinud sellest pidevalt ja siis nüüd tehti see šanss ära. No nagu peakorraldaja ütles eilses intervjuus, et knockouti oht on nii suur, et kõik matšid võivad väga kiiresti ka lõppeda. Jah. Ma olen isegi mõelnud selle peale, sellepärast ma ütlesingi, et vahet ei ole, mis tulemus tuleb, vaid nagu ma lähen sinna sõdima tegema lihtsalt. Mul on see olemas, see võitlustahe lihtsalt praegu, mul on lihtsalt vaja seda. Laupäeval näeme Markus Mittalt, tulge talle kaasa elama ja võtke siis, olge pigem nende toetajate ja sportlaste või toetajate sponsorite moodi, kes hoolimata võidust või kaotusest näevad selle sportlase süda ja hinge ja no võidujanu on siit tunda, nagu nägite, minu pani ka sellili.